armast. Tere ilusat esmaspäeva. Täna on 27. oktoober ja meil on Big Week number 2, mis tähendab seda, et nädala lõpus on võistlused. Rohkem excited, sest et ma olen nagu oma poseerimist harjutanud ja ma näen, et see on nagu improovinud, see on nagu parem ja ühesõnaga eelmine nädal ma võtsin teadlikult filmimises pausi ja tegelikult kokkuvõttes oli hea ka, et ma seda tegin, sest et ma olin väga kurnatud ja väsinud ja emotsionaalselt oli üpriski raske, ma ütleks. Siin ma kohe näitan ühte eelmise nädala highlighti. Kuigi ma tegelikult vlogimist alustan esmaspäeval uue Big Weekiga, siis täna on laupäev ja ma käisin järel maiustustel, mis ma lubasin endale, ma endale luban, et nagu ma ei osta väga asju ette, aga vot nendega ma otsustasin, et ma teen eraldi ja seda ma otsustasin mitu kuud tagasi. Siin on Kinderi kuukikook, siis on Geisha kuuki, siis on Ferrero Rocher'ga, siis on karamelli maapähkli ja siis see viimane on Domino ja kasekese kommiäki Tartusse kaasa võistlustele, et kui mul lubatakse peale võistlust, siis ma söön selle ühe ära, aga need lähevad sügavkülma, et siis need oleksid selles mõttes püsiksid värsked, et kui ma saan neid süüa, siis ma panen ahju ja siis on nagu Ja seal videos ma ütlesin, et see on põhimõtteliselt ainuke asi, mis ma endale ette varun, mida süüa peale võistlusi. No reaalsuses on see, et ma olen tegelikult Bear-Bellsi batoone ka endale koju ette ostnud, sest ma juba tahaks Bear-Bellsi batoone ka süüa. Need on mu kõige lemmikumad batoonid olnud kogu aeg ja ma tahaks neid süüa. Kuigi praegu tahaks igasuguseid asju süüa. 5 päeva jälle võistlusteni. See on nagu... Näeme homme. Ma pean ütlema, et ma ei ole absoluutselt selle kellakeeramise fänn, aga ma olen õnnelik selle üle, et ma ei pea oma hommikusamme kott pimedas tegema. See mulle meeldib. Tere taas! Seda vlogimise asja ma pean veel harjutama, sest et täna on teisipäev. Eile algas väga energeetiliselt. Ma tundsin ennast hästi. Reaalsuses on see, et ma olen mega väsinud. Ma olin eile mega väsinud ja ma olen ka täna mega väsinud. Ma tean, et mul on kergem nädal, aga ma olen väsinud. Ja see on okei. Eile kõige tähtsam ettevalmistus, mis iganes. Ma pesin pikendused lõpuks ära. Ma tahtsin kohe peale eelmisi võistlusi, aga ühesõnaga ma pesin pikendused ära. See võtab aega ja see võtab vaeva, aga ma sain selle tehtud. Nii et nüüd need saavad ilusti laupäevaks ära kuivada, ma saan nad ära sirgendada, et nad ei oleks liiga kahused
ja on sellega ka korras. Ma istun siin parklas, joon oma kohvi. Mõtlen elu üle järele. Okei, tegelikult ei ole see nii dramaatiline, aga jah, kuidagi tuleb see päev tehtud saada. Ma ei kujuta ette, kui väga ma tahaks vinguda, aga ma ei taha näidata, milline vingupunn ma olen, aga samas ma tahan nii väga vinguda, sest ma ei jaksa praegu. Selles mõttes. Võistlustest ma olen elevil ikkagi, ärge saage minust valesti aru. Ma olen lihtsalt väsinud. Lihtsalt mina siin nutmas. Tegelikkuses on see, et kõik on ju hästi ja ma väga ootan võistlusi, laupäevaseid, aga ma olen lihtsalt nii väsinud täna. Nagu ma ei oska seda väsimust lihtsalt kirjeldada. Aga siuke tunne, et ma nagu ei jaksa mitte midagi teha. Nagu, ma ei tea, see on nii raske lihtsalt. See on nii raske. No tere, ma nagu näha olen saalis. Sain oma trenni tehtud, sain oma kardia tehtud. Ei olegi see elu nii uudne. Aga noh, reaalsuses on see, et seda on raske kirjeldada. Seda on raske kirjeldada, kui jõhkralt füüsiline keha ja kuidas see mõjutab vaimselt. Ja sellistel hetkel tuleb lihtsalt emotsioonid välja elada ja siis edasi liikuda. Mida ma ka praegu tegin. No, ma tahan ikkagi täitsa päris elu näidata, siis ma tahtsin neid emotsioone ka näidata, sest et see on osa sellest teekonnast. Ja see lihtsalt on niimoodi, et keha on nii väsinud, et vaim väsib ka ära ja siis on siuke crash. Võt, aga vaadake seda ilusat õlga. Ja nüüd lähen teeme ennast korda ja lähme kinni. This is going to be the adventure of a lifetime. Nii, panin veel kaputsi ka pähe, et oleks ikka siuke õige munapea. Aga eile oli siis niimoodi, et ma olingi, ma ikka ei saa, see ikka liiga õudne. Eile oli niimoodi, et ma olin ikka täiesti läbi omadega, nagu nii halba enesetunnet. Ma ei mäleta, kas mul oleks üldse terve see prep olnud, et ma oleks nagu nii väsinud ja nii läbi olnud. Tõesti, ma tõesti ei mäleta, et oleks olnud. Aga me käisime kinos ära. Me käisime seda Haaki vaatamas. Päris siuke hea film. Nagu tegelikult ma ütlen ausalt, ma ei saa seda hinnata, sest ma ei nii väsinud ja ma seal võitlesin ka sellega, et silmad kinni ei vajuks, nii et võib-olla ma peaks uuesti vaatama seda mingi hetk. Ju siis oligi siukest varajast tund ja rohkem puhkust vaja, sest et täna ma tunnen ennast päris hästi ja sellepärast ma olengi terve hommiku hästi rahulikult võtnud, et omas tempos. Et ma ei pane mingit seda, et alla see kell teen seda või kell 2 lähen teen oma kardia ära või ei. Lihtsalt nii kuidas päev jookseb, nii teen. Sest et nii kui ma hakkan survestama endale seda, et see kell teed seda ja seda ja seda, siis ma pean juba mingi selle pressuri peale ja tekib siuke ärevus, et oot, et see kellaaeg nüüd saabub. Et ma juba peaks liigutama ennast, on ju. Ei, võtan hästi rahulikult ja see on siiani väga hästi mõjunud. Ma ei ole mitte kuidagi ära väsinud, mitte midagi, et mul on hea olla.
labor of love so bright, laughter of bakers, filling the air with glee. In this cozy haven, where all are free. Aga tere vahvat kolmapäeva! Mul on palju parem tuju, palju parem enesetunne. Ühesõnaga, mul on palju parem olla. Mul on tänasest vabad päevad taas kord. Ja ma täna võtsin siukse päeva alguse rahulikult, et ma küll ärkasin vara üles ja tegin saiataina ära, nagu näha oli. Aga muus osas ma olen lihtsalt hästi rahulikult, et ma ei pane mingit kellaaega mitte midagi endale, et lähen go with the flow. Ja ma tean, et ma saan kõik tehtud. Ühesõnaga, praegu ma olengi samme tegemas ja jah. Laura, millega tegeleme? Teeme Q&A pildistamise setupi. Ma otsin oma selle puldiga ülesse. Nii, tere neljapäeva hommikul. Kell on 6 midagi. Ja mul on viimane Big Wigi trenn. Siuke hästi kerge pumpav. Seega ma mõtlesin, ma see Big Wig natukene näitan. Mis seal on? Natuke tuharat, natuke õlga. Kui ma peast õigesti mäletan. Ma pean ütlema, ma tegelikult naudin neid kergeid trenne. Aga samas on ka harjumatu, et ma ei pea ennast pushima viimase piirini. Aga samas ma naudin. Ja esimene seeria juba tehtud. Okei, meil on väike selja läbiliigutus ka. Aga selleks võtame ikkagi soojendustressi maha. On kiirelt siuke väike kipp-tipp lõpule ja siis jalgadele rohkem midagi ei ole. Nii, tegelikult mul on üks harjutus veel jäänud, aga ma seda ei hakka filmima, nii et väike flex moment. No nii, mina olen omadega tikupoisis. Peale seda, kui ma trennis ära käisin, ma kodus sõin, tegelesin kooli asjadega, pakkisin kõik oma asjad kokku. Ma loodan, et mul ei jää midagi maha, sest et neid asju oli palju, mida kaasa võtta. Ja siis sain tulema ja nüüd on väike kohvipaus, sest et ikkagi annab tunda, et kell 4 ärkasin, uni kipub peale. Et väike kohvipaus ja siis saab edasi sõita. Aga ma sain treenerilt siis sellise update'i, et samme tein minimaalselt täna, ehk siis oligi, ma tegin oma trenni ja kardio ära ja linnukesed olid olemas. Et eks ma ikka paar tiiru teen poseerimist ka, aga selles mõttes nagu jah. Ja ülehomme on juba uuesti lavale minek. See aeg läheb kiiresti nagu crazy. Täna on neljapäev ja need on mul paaripäeva asjad. Paaripäeva asjad. Ja neid asju on väga palju. Siin on toiduasjad, lava taha asjad, riided,
ma ei tea, neid asju on palju igastahes. Ma reaalselt kolisin kodust välja. Tere reede! Täna me lähme Tartusse regama ja mina olen jälle varakult üleval. Seega ma teen siin saiakesi. Ma mõtlesin homseks tüdrukutele teha, et nagu peale võistlusi maiustada. Seega mul ongi siin tainas, siis mul on kaneelitäidis ja lisaks kaneelitäidisele ma keetsin ka õunatäidise. Ehk siis ma panen nii kaneelisuhkrusega kui ka õuna ja siis pärast kaunistan ära ka ja siis ma näitan, milline see lõpp-produkt tuleb. Nii, siin on siis tainas kenasti lahti rollitud. Siin on see või kaneelisuhkrukiht ja siis on õunakiht. Nagu näha, siis täidisega ma ei koonerdanud. Ma ütleks, et me saime lava ettevalmistuse kõige hullem osa ehk shave-imise tehtud. Täiesti kohutav. Vihkan seda. Isegi seal Tänni ruumis külmas paljalt seistes ma ei vihka nii palju kui seda kuradi shave-imist. Aga see sai tehtud ja nüüd me lähme kohvikusse söörikuid valima, sest et homme ma saan midagi head süüa ja siis ma tahan söörikuid, sest et mina olen sööritüdruk. Ma loodan, et seal on hea valik ka. Kui ei ole, siis mangul. Ühesõnaga, ma ei saanud endale mitte mingeid söörikuid, sest see valik oli lihtsalt nii halb. Ja ma ei tahtnud osta sellepärast, et mulle meeldis see mõte söörikutest. Nii et ei, ma ei ostnud. Eks ma siis homme vaatan, mis ma tahan. Aga nüüd tuleb sõita Tartusse ja kella 6 saab regama. Mul nüüd vaikselt lõpuks tuleb see show elevus ka sisse. Ma juba mõtlesin, et ma olen katki, nagu reaalselt. Sest ma olin nagu, võistlused okay. Aga tegelikult oli nagu, jah, lihtsalt kõik oli nii palju ja siis ei jõudnud kohale. Aga siis, kui ma sain ära shave-itud keha ja värki, siis tuli nagu täitsa see tunne peale, et kuule, on aeg jälle. Nii et jah, nüüd tuleb Tartusse sõita, siis saab süüa. By the way, täna kõht tühi kogu aeg, iga sekund, raske olla. Jah. Ma panin kiivitserga ja siis mul on siin kingad ja tuleb minna regamisele ja siis on tänaseks kõik, saab kukama minna. Jep. Tere hommikust. Ma ei tea, kas saab öelda hommik, kui kell on 2:30. Aga tere hommikust. Showpäev on siin ja miks ma nii vara üleval olen, on see, et mul on kella 3-st meiki ja soenga. Seega on aeg minna ja panna, lasta teha ennast valmis võistlusteks. Sest et mul on ainult paar minutit kõndida sinna, kus tehakse meiki soengut. Ehk siis ma ei pidanud väga palju varem üles ärkama. Seega, see on win. See on win, sest et ma olen kohe kohal juba. Ja ma just astusin välja. Hello. I'm getting this damn bagel. Päeva esimene toit, riisipuder, pähklivõi ja banaaniga. Jam. Kell on, palju kell on? 8:30. Me liigume
võistluspaika korraks. Ma lähen teen esimese Krimmi kihi ära ja siis saab tagasi korterisse tulla. Ja mul on siuke tunne, et ma tahan magama minna, sest ma olen unine väsinud ja äkki õnnestub natuke magada veel enne võistlusi. Mul on siin nüüd siuke fancy toidukord peale Krimmis käimist. Praetud munavalge ja riisigalettid. Näita, mis mul tegelikult üldse võistluste kohvris kaasas on ka. Bikiinid, üllatus, kingad, üllatus for 2. Endale kaasa oma lemmikud batoonid ja oma lemmikud joogid, et peale võistlust kohe midagi head haarata. Hommiku ma teen bikiinide peale, sest et siis, kui mul teine Krimmi kiht peale ära pannakse, siis ma enam ei saa midagi selga panna. Juukselakk, mesi, erinevad kummilillid ja asjad, et pumbata, ehted. Ma võtsin valikut kaasa, sest et kes teab, mis ma kanda tahan. Meigi touch-upiks huulepulk ja puuder. Siin on ka pehmed susid. Ja tegelikult seal koha peal mul on juba valmis pandud madrats ja pleed ja kõik siuksed asjad, et ma saan seal rahulikult pikutada ja olla. Nii et jep, tegelikult siin ei ole päris kõik asjad. Osad asjad on juba võistluspaika ära viidud. Hannelore Jõekäär, Tiim Kohvit, 137 Noora Männilas, Sparta spordiklubi, 136 Anette Veski, 24-7 Fitness. Veerand vere paremale. Ja ilus! Veerand vere paremale. Selg kohe laiaks! Järjekordne võistlus on tehtud. Taaskord, ma ei saanud finaali, jah, aga ma olen mega õnnelik, sest et mu poseerimine kõik oli nii palju parem, ma tundsin ennast enesekindlalt, ma jõudsin ette valmistuda. Nagu see oli hea lavakogemus, ma nautisin seda palju rohkem kui FitLabil. Nii et ma päriselt, seekord ma luban, ma päriselt tunnen ennast hästi, mitte nagu see, et ma hakkan kassima. Nii. Esimese asjana ma avan oma Noko. Victory Drinki ehk Noko. Me nüüd lähme sööma pitsat. Oh yeah! Kuna viimane see pitsa oli? Ja sa sõid? Üle poole aasta tagasi kindlasti. 8 kuud, vähemalt. Järgmine asi, mis ma söön, on minu enda tehtud saiake. Vaadake seda. Oi, kuidas. Toid, jah. Mida jälle, see on nii hea. No hei, mina siin videot
monteerimas avastasin, et ma seal lõpus ei öelnudki mitte midagi. Ja nüüd ma siin olen, teen väikse recap'i. Ma sõin pitsat, ma sõin oma saiakest, ma sõin peerpelse. Ma sõin kodus kuukisid ja ma sõin kodus leiba ja juustu. Ma nii kaua tahtsin leiba ja juustu ja ma sain oma cravingu täidetud. Ühesõnaga, ma väga nautisin seda päeva, seda õhtut, kus ma sain süüa kõike, mis ma tahtsin. See aitas vaimule ka kaasa, aga samas järgmine päev oli siuke pisut raske olla, siuke pohmeelitunne oli, mis on ka loogiline. Emotsioonid ikkagi pühapäeval käisid üles-alla kaasas, aga ma ei tundnud ennast ma ei tundnud tõesti pooltki nii halvasti kui peale FitLapi. Et ma arvan, et see oli lihtsalt siuke nagu meltdown, sest et see showpäev on ikkagi nagu virvarr ja seal toimub nii palju, et need emotsioonid olid lihtsalt ilmselt väsimusest ja kurnatusest, mitte sellest, et ma oleks pettunud. Oh jumal, ei. Ma olin tõesti väga õnnelik, väga uhke ja ma olen endiselt väga uhke. Ja tegelikult, mis ma teile siia lõppu ütlen, minu hooaeg ei ole veel läbi. Kus on mu viimane võistlus? Seda ma ei ütle. Seda te näete juba järgmises videos. Seega on mida oodata. Tšau!